Kuuldavasti siin tüdrukutel on plaan poodi minna. No ja ma tahaksin teile rääkida ühe loo, kuidas õuduste poeskäikudest said maailma parimad jalutuskäigud. No ja peategelane, see olen ma ise. No, ma olin väiksena üsna häälekas poiss, vastupidiselt praegusele. Aga eks aeg on ka edasi läinud ja meie peres on enamasti nii olnud, et ema on nagu rohkem tööl ja isa töötab kodus. No praegu on enam sama. Nad on loomingu inimesed. Isal ei olnud mind kuhugi panna, no aga poes oli vaja käia. Ja siis ta pidi mu kaasa võtma. Ja peaaegu iga teine kord olevat me tulnud sealt tühja kotiga tagasi, sest et ma olevat läinud täiesti pööraseks, sest et mäletan mingisugust tunnet, et need riiulid, need olid seal asju täis. Ja ma tahtsin seda kõike seal saada ja katsuda ja kuulge, ma tahan praegugi. Ja noh, see omakorda tekitas mingisuguseid väikeseid pingeid ja tülisi ja õiendamisi vanemates. No ema oli minu ja isa peale iga kord pahane. Aga järgmine kord, kui me poodi läksime, siis hakkas isa asju korvi panema ja lugu jutustama. No väljamõeldud lugu asjadest, mis ta korvi pani ja ma olin nagu, et oota, mis asja, aga see oli nii lahe ja see oli nagu mäng. Ja ema oli ka õhtul rõõmus ja tegi head süüa. Ja järgmine kord, kui me poodi läksime, siis isa kükitas minu ette maha ja küsis, et kas ma tahan, et ta jälle mulle lugu jutustaks ja mina aitan tegelasi korvi panna. No muidugi mulle sobis. No mõnikord ei sobinud ka, aga no neid kordi jäi aina vähemaks. Ja nüüd aeg-ajalt jutustame mõlemad. Päris naljakas on. Mulle meeldib, et mu isa on kaval. Minu ema mängis meiega hästi tihti pühapäeva õhtuti kohvikut. Kõik oli nagu päris. Laud oli kaetud ja menüü kirjutatud. Ja siis me vennaga veel veerisime ja tellisime hästi viisakat. Aga ma mõtlen, et kas see võis olla ka kavalus? Sest ma mäletan, et meie vennaga ei jooksnud kunagi ringi, kui väljas söömas käisime. Ema veel kiitis alati meid selle eest. Hästi hea tunne oli, vaid nagu täiskasvana. Selgita lapsele, et kodust väljaspool võivad erinevates kohtades kehtida erinevad reeglid. Lepi käitumise reeglid eelnevalt kokku. Väiksemate laste puhul selgita reegleid mängu abil. Vajadusel tuleta reegleid meelde, jäädes ise rahulikuks. Tunnusta kokkulepitud käitumist.